Lähis-Ida sõjas on just alanud uus peatükk. Ameerika Ühendriigid kinnitasid 26. märtsil mehitamata paatide kasutamist päris konfliktis Pärsia lahes, operatsiooni Epic Fury raames. See tehnoloogia kõlab futuristlikult ja püüab murda Iraani ülekaalu merel. Mis juhtus? Washington paigutas kriisi keskmesse väikese, kiire ja mehitamata platvormi Hormuzi väina vetesse, mis on täna üks maailma kõige plahvatusohtlikumaid paiku. Gars on mehitamata sõjaväepaadi. See on umbes 4,8 meetrit pikk, võib töötada kaugjuhtimisega ja ka autonoomselt. See saavutab sprintkiirusel 40 sõlme ja see on loodud sisenema vaidlusaladesse, ilma et meremehi esimesena ohtu seataks. Süsteemi tehnilistes andmetes on kirjas, et see on mõeldud luureks ja side vahendamiseks. Pealvesõda, allveelaevade vastane sõda, miinivastased meetmed ja tugi teistele droonidele. Lihtsalt öeldes ei ole see lihtsalt väike paat, vaid platvorm, mis näeb, edastab, reageerib ja mida saab kohandada erinevateks missioonideks. Samas kitsas ruumis, kus Iraan tavaliselt survestab kiirkaatrite, droonide ja tsiviillaevade ähvardamisega. See roll ei tekkinud tühja koha pealt. Enne Hormuzi jõudmist oli Kark juba testimisel operatsioonides, mis aitavad selgitada selle väärtust aastal 2022. Ameerika Ühendriikide merevägi testis süsteemi versiooni väärtusliku objekti escort simulatsioonis, kasutades kaugjuhitavat relva, täiustatud kauguse mõõtmist ja ohutuvastamise võimalusi. Just nimelt selleks, et hoida personali ohtlikust tsoonist eemal. 2025 aastal Southern Lightningu üritusel töötasid mehitamata süsteemid koos hävitaja USS Cole'iga hübriidlaevastiku keskkonnas, keskendudes sensoritele, releedele ja sidele merel. Samal aastal Baltops 25 ajal Karke kasutati kiirete paatide rünnakute simuleerimiseks suurte laevade vastu, aidates välja töötada kaitsetaktikaid mehitamata rünnakute ja asümmeetriliste ohtude vastu. Merevägi ise teatas samuti, et 2025 aasta märtsis demonstreeriti mitme Karki väljalaskmist liikuvatelt laevadelt. Just seal tulebki tema roll Hormusis mängu. Kitsus ühendab Pärsia lahte Omaani lahe ja Araabia merega ning on üks maailma tähtsamaid energiapudelpunkte. Selles olukorras toimib Kars nagu eesliini luuraja. Ta saab minna ette, suurendada olukorra teadlikkust, jälgida kahtlaseid kontakte ja hoida patrulli töös palju tunde järjest. Ja vähendada vajadust kohe alguses mehitatud laeva kõige riskantsemasse punkti saata. See aitab selgitada, miks Pentagon rõhutas üle 450 tunni navigeerimist ja üle 2200 meremiili läbimist. See, mis teeb selle relva nii futuristlikuks ja erakordseks, on just selle loogika. Aastakümneid tähendas mereväe kohalolek suurt keret, haavatavat meeskonda ja väga kõrgeid kulusid iga mereala patrullimiseks. Kark muudab selle olukorra. Ta on väike, kiire, modulaarne ja lihtsamini paljundatav. Ameerika Ühendriikide mereväe ajutine operatsioonide juht ütles 2025 aastal, et mehitamata süsteemid peaksid suurendama laevastiku ulatust, parandama olukorra teadlikkust ja tõstma lahingu tõhusust. Merevägi ise kinnitab, et programm on loodud selleks, et lisada traditsioonilisele jõule uusi võimekusi, mitte seda asendada. Kokkuvõttes ei asenda Kars hävitajat, vaid läheb ette, lähemale ja väiksema inimriskiga. Seetõttu tõmbab ta nii palju tähelepanu. Hormuzis. Iraan on suure osa oma varast sinna rajanud. Kulutamise poolest. Väike laev, kiire oht, segadus liikluses ja madal hind. Et väga tugevalt häirida koos tükiga, mis sobib täpselt sellist tüüpi sõjaga, kuid rohkem tarkvara, rohkem andureid ja suurema püsivusega. Siiani ei ole Karsi poolt Iraani sihtmärkide vastu avalikult kinnitatud rünnakuid. Kinnitatud kasutus on patrullimiseks. Aga juba see kasutus näitab faasi muutust. Selle asemel, et esmalt saata kallis ja haavatav laev, hakkab Washington saatma hoopis robotlaeva. Et näha varem, püsida kauem ja kitsendada vastase manööverdamisruumi. Sellepärast tundubki Kars nii eriline, mitte sellepärast, et ta kõik ise ära lahendaks, vaid sellepärast, et ta toob merele. Uus ja ebamugav mõte on see, et kaasaegses mereväesõjas ei pruugi esimene, kes siseneb kõige ohtlikumasse punkti, enam olla inimene, vaid hoopis masin.